on Naatsaret ülemaailmselt kuulus linn ja seda tänu puusepa Joosepi poja Jeesusele. Kuid siia sisse sõites ei kohta üht ainustki silti ega vihjet selle tähendusest, nagu muudel linnadel, kus keegi kuulsus on kunagi elanud. Kui minna Memphisesse, siis see on reklaamitud kui Elvis Presley linn. Kui minna Uljanovskisse Venemaal, siis see on Lenini sünnilinn, kus tänaseni räägib kõik temast. Naatsaretis ei ole see aga tuntav, et sa oleksid maailma kõige kuulsama inimese Jeesuse lapsepõlve linnas, kus ta üles kasvas ja elas tervelt 30 aastat oma elust. Aga kui Herodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unes Egiptuses ning ütles: tõuse ning võta lapsuke ja tema ema enesega ja mine Iisraeli maale, sest need on surnud, kes püüdsid lapsukese hinge. Siis ta tõusis ning võttis lapsukese ja ta ema enesega ja tuli Iisraeli maale. Aga kui ta kuulis, et Arhealaos valitseb Juudeat oma isa Herodese asemel, siis ta kartis sinna minna, kuid ta sai unes Jumalalt käsu ja siirdus Galilea aladele ja tuli ning asus elama linna, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mis on üteldud prohvetite kaudu. Teda peab hüütama naatsaretlaseks. Nii nimetavad evangeeliumid Jeesust Nazoraioseks ehk meheks Naatsaretist. Tänapäevane Iisraeli 80 000 suuresti Araabia populatsiooniga suurlinn Naatsaret aga ei olnud Jeesuse ajal midagi erilist. See oli tegelikult pigem külakene, mille kohta käis üldtuntud käibefraas: kas Naatsaretist võib midagi head tulla? Seda väljendit kasutas ka Johannese evangeeliumis Jeesuse tulevane jünger, Kaana linnast pärit Naatanael. Naatsaret oli isegi nii ebaoluline küla, et seda ei maini ükski ajalooline ürik. Pannes ajaloolased isegi kahtluse alla, et kas selline koht üldse tõepoolest eksisteeris. Siin tuleb meile appi aga Talmud ja teeb suure teene, nimetades juudi kristlasi, kes siin elasid notsriideks ehk naatsaretlasteks, kinnitades, et Naatsaret oli ikkagi päriselt olemas. Muide, Naatsareti nimi tuleneb huvitavast piibelikust seosest, mis on tegelikult väga prohvetlik. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Ja veel üks teine kirjakoht 153. peatükist. Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põutsest maast. See sõna võsuke on heebrea keeles netser või millest siis tulenebki see sõna Naatsaret. Nii et on huvitav, et tegelikult Iisai sugu elas Petlemas ju, kuid see netser, see võsuke, kellest Jesaja kõneleb meile 600 aastat ennem, kui see võsuke tõusis, just Naatsareti linnast, mille nimi oli Võsuke. Kas ei ole hämmastav seos? Geograafiliselt aga on see linnakene otse kui Jumala valitud, et lasta just siin kasvada oma pojal. See on kõrvaline koht, ent mitte liiga kaugel tolle olulisest kaubateest Via Marisest, mis kulges sellest 10 kilomeetrit ida pool. Linn on kõrgel mäe otsas, millelt on super 180-kraadine vaade Iisraeli tasandikule, mida meie täna tunneme pigem Harmagedoni nime all, mis on maailma üldsusele tuntud kui inimkonna viimase lahingu toimumise paik. Nagu me loeme evangeeliumitest, pidid kihlunud Joosep oma lapseootel pruudi Maarjaga lahkuma keisri käsu peale Petlema, et rahvaloendusel end kirja panna. Nende teekond aga arenes seikluseks, mis kestis oodatust palju kauem ja viis nad kaugemale kohtadesse, kus nad eradesi oleks unistanud, ja nad kohtusid karjastega, kes olid näinud ingli ilmumist ja maagidega, kes tulid kaugelt maalt, et kummardada vastsündinud juutide kuningat.
Nad kuulsid oma hämmastuseks, kuidas Hanna ja Simeon templis kõnelsid neile prohvetlikke õnnistusi nende 8-päevase poja üle ning inglite instruktsioonid unenägudes, mis neid Egiptusesse juhtisid ja siis aastate pärast sealt jälle siia Naatsareti tagasi tõid. Kuid kõik algas peale sellest kohast, kus tänaseks on püstitatud Lähis-Ida suurim kirik, mida kutsutakse ka ingli kuulutuse basiilikaks. Tõepoolest on siinne arheoloogia kinnitanud, et just selle koha peal olid 2000 aastat tagasi eluhooned, kus elati. Tänane kirik ehk siis Jeesuse sünnikuulutuse kirik on suurim kirik kogu Lähis-Idas ja selle kiriku ümber on kasvanud terve Naatsareti linn. See on 66 meetri kõrgune suhteliselt uus ehitis, mis on valminud alles 1964. aastal katoliiklik kirik, kus täna teenivad frantsiskaani ordu mungad. See on 2-kordne 2 saaliga kirik, mille all oli Maarja kodu, kus toimuski ingli ilmumine Maarjale. Kirik on väga ilus, täis kunsti ja mosaiike, kuid selle esikülje freskol on 2 olulist ladinakeelset teksti. Vasakpoolne on 1. Moosese 3. peatükis, kus Jumal andis inimesele patulangemise järele tõotuse naise seemnest tõusva maopea purustaja kohta. Ja parempoolne Jesaja profeteering pojast, kes meile antakse, kelle nimi on Immanuel. Kirikusse sisenedes on kõige kesksem asi üks selline krott, kus siis ingel ilmus Maarjale ja kuulutas talle Jeesuse sündimist. Kirikus rääkida ei tohi, sellepärast ma ütlen seda juba ette ära. Kirikusringi kõndides peame mainima, et see on väga eriline pühamu. Selle arhitektuuris on kombineeritud karune betoon, milles sambad ja seinad on justkui viimistlemata ehitis. Kuid selle kõrval on väga kallid freskod ja mosaiikmaalid, mis kujutavad paljusid piibli sündmuseid. Niisiis siin oli koobas, kus ingel Gabriel ilmus Maarjale ja kuulutas talle, sa saad käima peale, tood poja ilmale ja paned temale nimeks Jeesus. Siin oli tema maja. Kahjuks me peame selle kõige ilu ja luksuse juures mainima, et Jeesus ei paista siin nagu peategelane, vaid rohkem Maarja. Jah, me respekteerime seda noort naist väga sügavalt tema usu ja ustavuse pärast, kuid kirik peaks siiski olema koht, kus austatakse rohkem Jumalat kui keda iganes muud inimest. Siin tundub küll olevat see rõhuasetus natukene paigast ära. Kui Jeesus oli saanud kuulsaks imede poolest kogu Galileas, siis ta tuleb jälle läbi oma kodust justkui tulles vaatama, kas äkki on siin midagi muutunud.
ta justkui lootis, et võib-olla kuuldes tema imeteenistusest üle Galileas on kohalike suhtumine ehk kuidagi temasse muutunud. Siin nende rauduste taga on eriline kombinatsioon kirikust ja sünagoogist. See on väga huvitav sünagoog, kus Jeesus jutlustas omal ajal ja siin ta pidas ühe väga olulise jutluse selle sünagoogi kantslist, mida nimetatakse heebrea keeles beemaaks. See oli selline kõrgem koht, kus Jeesus seisis ja ta luges sellest kantslist järgmised sõnad. Ja ta tuli Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles lugema. Ja tema kätte anti prohvet Jesaja raamat ja kui ta raamatu avas, leidis ta kohe, kuhu oli kirjutatud: Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele, ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamat oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte ja istus maha ja kõikides silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema: täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Natsareti mehed olid sellest vapustatud ja nad hakkasid mõistuse päraselt arutlema. Kuidas nii? Kuidas ta ütleb, et kas ta tahab tõesti öelda, et tema ongi Hamashia, Messias? Tema vanemad, tema vennad, tema õed on meie ees. Kuidas ta räägib selliselt? Ja nende arutlus kasvab ja see eskaleerub ja lõpuks see muutub agressiivseks, see muutub vihaks, kuni nad haaravad temast kinni ja nad tahavad tirida linnast välja ühte kohta ja sealt ta alla visata. Nad võtavad ta kinni ja tirivad linnast välja kaljule, kus tahavad ta selle jumalavilke pärast alla visata. Kuid tema aeg ei ole veel tulnud ja ta peab surema Jeruusalemmas, mitte siin. Ja nii ta lihtsalt jalutabki nende vahelt minema. Kui mõelda selle julma teo peale, mida natsaretlased oleks äärepealt sooritanud, heites Jeesuse kaljult alla, siis võime vaid aimata, et ilmselt olid nad seda ennegi teinud. See oli julm ja aeglane surm, kus alla tõugatu suri aeglaselt lebades haavatuna päiksekuumas kusagil kalju peal, kus linnud ja kiskjad tegid haavatuga oma lõpliku töö. Selliste tegude kuulsus ei toonud Natsareti elanikele tõesti midagi head. Jeesus kasvas siin selles linnas ja Jeesus armastas seda linna, kuid see linn ei armastanud teda vastu. Nii koliski Jeesus siit minema umbusu tõttu, sest et ta oli liiga familiaarne natsaretlastele. Nad küll võtsid teda vastu Joosepi ja Maaria pojana, kuid mitte Jumala pojana. Nad suhtusid temasse ikka kui naabripoissi, kes neile oli oma puussepa töökojas mõne vajaliku eseme tellimustööna meisterdanud. Rääkides Jeesuse lapsepõlvest ja Natsareti külast, peaksime astuma sammud tagasi ja rääkima tema vanematest, Joosepist ja Maariast. Nende valik täitmaks maailma kõige olulisema isiku vanema rolli on üsna tüüpiline Jumala valiku stiil. Ta ei otsi märkimisväärseid inimesi, vaid kuulekaid, ustavaid ja avatud südamega inimesi. Räägime Joosepist. Temast teame, et ta oli puussepp, mis tollal tähendas ka ehitajat. See oli vajalik amet, mis ilmselt ei teinud temast küll rikkurit, kuid nagu tänagi vajasid kõik ehitusremondimeest. Tema valiku põhjus aga tuleb esile, kui ta saab ühe ootamatu šokk-uudise oma kihlatu ootamatust rasestumisest. Aga et tema mees Joosep oli õiglane ega tahtnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks salaja tema hüljata.
Ent kui temal see mõte oli, vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maariat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kui ta aga sai sõnumi Jumalalt, et ta Maariat ei hülgaks, siis ta oli valmis ingli sõna peale võtma Maaria ikkagi oma naiseks. Tal oleks palju lihtsam olnud Maaria hüljata ja leida endale mõni teine tüdruk, kelle kapis ei oleks selliseid luukeresid. Nendest väikestest infokildudest, mida evangeeliumid meile edastavad, näeme Joosepit kui ennast ohverdavat suure usuga meest, kes oli kuulekas taevasele kutsele. See, mida ingel Maariale ütles, oli ettepanek, mitte käsk. Maarial oli võimalus seda aktsepteerida või sellest keelduda. Võime vaid ette kujutada, milline šokk see oli noorele naisele, kel oli ees abiellumine Joosepiga. Tal olid plaanid tehtud abieluks ja kodu rajamiseks, kuid nüüd purunes see kõik. Kuidas küll võis Maaria midagi sellist aktsepteerida? Kui mõelda selle aja ühiskondlikule elule, siis see oli suhteliselt meestekeskne maailm. Poisse koolitati ja neile õpetati toorat. Poisid teadsid lugusid piiblist, kuid tüdrukuid valmistati juba varajases nooruses ette abiellumiseks. Nad teadsid ehk küll kaudselt lugusid Iisraeli rahva minevikust, kuid see ei olnud nende teema. Kuidas siis võis Maaria uskuda nii kindlalt ingli kuulutust, kui ta sõnast palju ei teadnud? Et seda mõista, peame sõitma linna äärde ühele avarale vaateplatvormile. Vastus sellele küsimusele on siin samas selle mäe otsas. Siin käisid Natsareti küla noored tihti, sest siin on nii kaunis istuda ja lihtsalt vaadata seda imelist vaadet Iisraeli orule. Ja ma usun, et nad käisid siin ja imetlesid seda, mängisid ja lihtsalt linnast välja tulles oli see nende üks selline meelis kogunemise paik. Aga see ei ole mitte ainult kena vaade, mida siit on näha, vaid siit me näeme palju enam. Me näeme Jumala imetegusid. Me näeme, et meie silmad ette, siia meie selja taha on eksponeeritud justkui piibli sündmused, Jumala imed, mida piibel räägib, et Jumal tegi erinevatest kohtadest. Siin me näeme Jumala suuri tegusid, tema väge ja tema ustavust. Nimelt siit ülevalt vaadates me võiksime öelda, et meil on piibel justkui peo peal. Kohad, mida me siit näeme, jutustavad igaüks oma lugu. Me näeme siit minu vasakule käele, me näeme Karmeli mäge, kus Eelia võitis Baali prohvetit. Me näeme Iisraeli samamoodi sealt Karmeli kõrval, kus Eelia äratas üles naise surnud poja. Gilboa mäge, kus Saul sõdis filistidega. Suunem, kus Eelia äratas üles selle viljatu naise poja, kes oli surnud. Me näeme siit Harmoreed, kus Gideon sõdis ja võitis midjanlased. Me näeme Taabori mäge, mis jutustab meile mitmeid Jumala suuri võite ja nii edasi ja nii edasi. Võib vaid ette kujutada, kuidas Maaria seisis siin noore tüdrukuna ja vaatas sama vaadet ja mõtles neid samu mõtteid, mis meie täna. See tõstis temas üles usu. Mulle sündigu sinu sõna kohaselt. See oli ainus sõna, mida Maaria tundis. Vaade Jumala sõna tõotuste täitmise kohtadele siit üle Iisraeli oru. Jeesuse elu kõige tundmatum periood on tema eluaastat sündimisest kuni 30-ni, kui ta astus siis Jordani vette ristimisele. Mida Jeesus tegi vahepeal?
milline võis ta olla lapsena, teismelisena. Vahel me sooviksime, et piiblis oleks rohkem kirjutatud nendest asjadest, et meil oleks enam informatsiooni sellest, kuid meid aitab sellest paljuski vaid üks seik, mis on üles täheldatud siis, kui Jeesus oli 12-aastane, kui ta käis oma vanematega Jeruusalemmas palverännakul. Iga jumala seadust järgiv juudi mees pidi käima korra aastas templis palverännakul, ükskõik millises maa otsas taga ei asuks. Kui Jeesus sai 12-aastaseks, siis oli tal selleks vanematega kaasa rändamiseks oluline põhjus. Tema meheks saamine ehk bar mitzva, mida tähistati sellega, et perepoeg toodi templisse, kus ta pidi ette lugema ühe osa toorast ja pärast seda oli ta ise oma vaimulike otsuste eest elus vastutav. Seda tseremooniat tehakse religioossetes juudi perekondades tänini. Ainukese vahega, et enam pole templit, vaid nüüd loetakse toorat ette nutumüüril. Kuidas läks Jeesuse bar mitzva, sellest ei räägi meile evangelistid mitte midagi. Kuid nende tagasipöördumise intsidendist räägib Luukas väga üksikasjalikult. Ja kui pärast nende päevade möödumist nad olid kodupoole minemas, jäi laps Jeesus Jeruusalemma ja tema vanemad ei pannud seda tähele. Nad arvasid tema olevat kaasteekäijate seas ja käisid ühe päeva tee ning otsisid teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, läksid nad tagasi Jeruusalemma ja otsisid teda sealt. Ja 3 päeva pärast sündis, et nad leidsid ta pühakojast istumas õpetajate keskel ja neid kuulamas ja neilt küsimast. Aga kõik, kes teda kuulsid, panid imeks tema mõistust ja tema kostuseid. Ja teda nähes ehmusid tema vanemad väga ja ta ema ütles temale, poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme valuga sind otsinud. Siis ta ütles neile, miks te mind otsite? Eks te teadnud, et ma pean olema selles, mis on mu isa oma. Aga nemad ei mõistnud seda sõna, mis ta neile rääkis. Ja ta läks ühes nendega ja tuli Natsaretti ja oli neile allaheitlik. Ja tema ema pidas kõik need sõnad oma südames. Ja Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Kuidas küll võis juhtuda midagi sellist, et Jeesus unustati maha? Selleks me peame mõistma selle aja reisimise erilisust. Tavaliselt mindi palverännakutel nii, et naised koos varustusega läksid ühe päeva teekonna ette. Nad panid telgid ülesse, tegid toidud valmis ja siis saabusid kohale mehed. Meeste seisukohalt tahaks küll öelda, et sellise reisimise viisi võiks tänapäeval ka tagasi tuua, ma arvan. Siin loos reisis Jeesus Jeruusalemma koos ema ja teiste naiste ja lastega. Kuid, nagu juba öeldud, toimus Jeruusalemmas tema bar mitzva ehk meheks saamise rituaal. Nüüd pidi ta tagasi minema koos meestega ehk Joosepiga. Ilmselt ei olnud Jeesuse vanematele tema uus staatus veel reaalsuseks saanud. Nii arvas Maarja, et Jeesus on nüüd koos isaga, Joosepiga, ja Joosep arvas, et küllap ta on koos emaga nagu tavaliselt. Kuid kui nad esimese päeva õhtul ööbimise laagris kohtusid, nägid nad ehmatusega, et Jeesus ei olnud kummagi juures. Ta oli jäänud maha Jeruusalemma. Jeesus ise aga oli nii sisse võetud tarkade meestega pühakirja üle väitlemisest, et ta ei märganudki üldse, et kojumineku aeg on käes. Ta arvas, et küllap vanemad on kusagil siinsamas lähedal. Kui ta vanemad siis tema templist leidsid, siis olid nad temale muidugi väga pahased. Nende pahamele väljendusele vastas aga Jeesus vastulausega, mida nad ei mõistnud. Ma pean olema selles, mis mu isa oma on. Siit me loeme välja, et juba selles eas Jeesus tunnetas, kes ta õieti on ja mis on tema missioon siin maa peal. Pange tähele, et ta nimetas Jumalat oma isaks, templit oma isa kojaks ja kohaks, kus tema peab olema. Kuid intsident lõppes siiski sellega, et ta läks tagasi nendega Natsaretti
ja edaspidi ta oli neile kuulekas. Tal olid veel ees 18 aastat kasvamist, õppimist ja valmistumist teenistuseks. Need 18 aastat ta oli kuulekas. Ilmselt aitas ta ka oma isa puussepa töödes, sest Joosep oli puussepp. Kusagil nende 18 aasta jooksul leidis nende perekonnas aset traagiline sündmus. Suri Joosep, Jeesuse maine isa ja perekonnapea. Tolle aja seaduste kohaselt jäi aga vastutus nüüd perekonna eest hoolitsemisele Jeesusele. Selline oli siis Jeesuse aegne Naasaret ja selline, nagu te näete, on see täna. Kahjuks on tänases linnas vaid 20% erinevate denominatsioonide kristlasi, kes on enamasti araabia rahvusest. Jeesuse seost selle linnaga meenutavad meile vaid paljud kirikud, kuid juba järgmises episoodis viime teid ühte väga huvitavasse kohta, mis loob meie silmade ette väga elava ettekujutuse Jeesuse aegsest elust Naasaretis. See on paik nimega Naasareti küla.